Pakiautomaatide kasutamine on vaieldamatult tõusev trend kogu selle suunalises teenuses. Näiteks eelmise aasta vaates püstitas Omniva kõigi aegade pakkide liigutamise rekordi. Nimelt tehti seda 50 miljonit korda. Nüüd aga tahetakse liikuda edasi ning postipakiautomaatide kaudu ka kirjasid hakata edastama. Oleme praegu kaalumas seda, et läbi pakiautomaatide hakata pakkuma postiteenust. Tähendab seda, et tulevikus kirja saamine sarnaneb pakki saamisele. Kliendil on võimalik näha, et kiri on tulemas, seda on võimalik edasi suunata. Kaovad ära need mured, et kontrollitakse postkasti võib-olla korra kuus, korra paari nädala tagant ja olulised teated jäävad saamata. Samamoodi on võimalik tulevikus siis ka tähitud kirja vastu võtta. Samuti on võimalik automaadist kirja saata. Kirjateed on võimalik jälgida nagu paki puhul mobiiltelefonist. Pakiautomaadid on aga juba piisavalt koormatud. Kas sellise teenuse lisamiseks selleks ruumi on? Kirjad iseenesest mahukad ei ole, aga sahtlit automaadist siiski vajavad. Oleme laiendamas pakiautomaatide võrku oluliselt, paneme juurde umbes 50% tänasest mahust ja me läheme inimestele lähemale läbi kogukonna automaatide ehk et selle asemel, et siis sõita suuremasse linna kaubakeskuse juurde, tulevikus on pakiautomaadid bussipeatustes, külakeskustes, korrusmajade nurkadel ehk et me liigume klientidele palju lähemal. No siin need on. See on siis vana fossiil, mis varsti välja sureb, postkast. Siin on aga uus tegija, postipaki automaat. Nii et kui seadus Riigikogus heaks kiidetakse, siis hakkavad kirjad ka tulevikus tulema siia automaati, saate teate ja tulete, võtate siit selle oma kirja siis ära. Selle kohta siis saate näiteks ka äpis näha, kus kaugel teie kiri on. Kui palju see mõjub näiteks ikkagi nendele inimestele, kes väga digiteadlikud ei ole ja kuskil kaugetes maapiirkondades elavad? Kui me vaatame üldist globaliseerumist maailmas ja vaatame ka Eesti olukorda, siis noored tööjõulised inimesed kogunevad pigemini Tallinn, Tartu, üliõpilaslinnad, Tallinn, Tartu ja maale jäävad vanemad inimesed ja loomulikult nende digipädevus ja ka arusaamine uutest tehnoloogiatest ja tegelikult ka ühistranspordi või auto puudumisel ka selle punktini jõudmine võtab ju ikka palju rohkem vaeva ja pingutust. Kirjade saatmine ja klassikaline postkasti teenus on iga aastaga nii umbes 20% vähenenud. Omniva nägemuses ei tohiks see probleemiks saada. Postkontorid jäävad vajadusel igasse suuremasse keskusesse alles. Selleks, et klientidel sellest kõigest aimu saada, lasub raskus ikkagi taas kohalikul omavalitsusel. Teavitustöö, kuidas see toimuma hakkab, siis ega siis Omniva ju pensionärini ei jõua. Kohalik omavalitsus peab oma kohaliku lehe või sotsiaaltöötaja kaudu selle koolitustöö siis ära tegema. Teine pool on kirja saatmise tasu. Riik seda juba selle aasta alguses 20% tõstis. Omniva juht näeb, et sellist vajadust kindlasti ei ole. Seaduse muudatuse ringleb veel Riigikogu komisjonides. Omniva poolt loodetakse, et juba sellel aastal on võimalik selline teenus kasutusele võtta.